Heigo, sind ootab ees üks väga põnev võistlus. Sa lähed nimelt Austraaliasse võistlema. Räägi sellest võistlusest ja kuidas sa sinna sattusid? Jah, et natuke rohkem kui nädala pärast sõidan Queenslandi Austraaliasse, kus siis korraldatakse Tom Gilty Cup. See on, kui ma õigesti mäletan, 1970 Austraalias toimub võistlus ja see loetakse maailma üheks kõige raskemaks võistluseks. Ja kuidas ma sinna sattusin, 2016 sai esimest korda Austraalias käidud nagu hobuse seljas ja võistlusajas ratsutamas ja siis sõbrad Brooke Sample ja Leanne Sample, kes käisid ka Eestis koolitusseminarid korraldamas, nemad kutsusid ja siis ongi võimalus seal nende hobusega 160 kilomeetrit ratsutada. Seal on selles suhtes väga põnev, et seal on kõigepealt see kõrguste vahe on päris mitu munamäge üksteise otsa panna. Ma mõtlen Eesti munamäge ja siis osa rajast kulgeb vihmametsas, ilmselt osa on siuke kivine, klibune kõrbe moodi. Ja noh, kui oled selle alaga rohkem kui 20 aastat tegelenud, siis on väga põnev kindlasti see. See on sinu jaoks nagu suur väljakutse ka, et sa vist armastad väljakutseid ja selliseid raskeid asju ka natukene? No jah, eks natuke pabistama paneb küll, et see tõesti on nagu, esiteks on nagu täitsa võõras hobune, keda paar-kolm päeva varem näeb. Ja siis see hobune peab olema võimekas, et ta jõuab mägedest, tõelistes mägedes 160 kilomeetrit joosta. Ja ise seal pead olema seljas seal ka nagu sellises vormis, et sa aitad seda hobust. Kas sa oled teinud spetsiaalseid ettevalmistusi ka selle võistluse raames või selleks võistluseks just nagu füüsilises mõttes? No eks ma hoian ennast kogu aeg vormis, aga eks siin Kõrvemaalgi täna 86 kilomeetrit ja homme 120 plus kilomeetrit on ka selline hea treening ja igal võimalusel saab ikka ennast liigutada, et siin vahest, kui muud ei anna päevas midagi sportlikku teha, siis kuskil kas või Põhjakanal trepil seal Viimsis käia mõned korrad üles-alla enne või peale tööle minekut. Mis sa arvad, kas see võistlus on sinu jaoks füüsiliselt või vaimselt raskem? No ma ei oskagi seda öelda, ilmselt ikka füüsiliselt. Et vaimselt seal on ise, kui siia tulla võistlema, siis sa pead kõik asjad ära pakkima, kõik ette mõtlema, tegelikult see kestvusratsutamise võistlusele minek on nagu tõelise mustlase killavooriga sõidad, eks ole. Ja väga palju asju tuleb kaasa võtta, väga palju asju tuleb ette mõelda, distantsid on pikad, 120-160 kilomeetrit. Ja siingi, ma ei tea, 20 tonni vett on vist täna juba kulunud, eks ole. Et kõik need veenõud ja igasugused muud asjad, et hobuse heaolu tagada. Jah, aga seal sa lähed lihtsalt võistlema, et seal need sõbrad teevad kõik selle poole ära, et selles suhtes on kergem võib-olla. Ma oletan, vähemalt eelmine kord oli väga põnev. 2,5 meetrine brown snake roomas 5 hobuse vahet läbi. Inimene sureb 19 minutiga, kui ei saa vastu mürki hobuse koha pealt ei tea. Ja siis oli võimalus näha, kuidas ühte surnud kängurut, iguaanid niimoodi tõmmusid ribadeks ja roosad papagoid lendast. Väga põlev, täpselt samas kohas, kus see start on. Seal sai 2016 80 kilomeetrit. Kestvusratsutamine tundubki olevat selline ala, et kus lisaks siis põnevale võistlusele sa õpid ka loodust tundma mõnes riigis. Ja, seal on veel eriti, et Austraalias on praegu talv. See on umbes samasugune ilm nagu siin vist ja start on öösel kell 12. Et esimesed 6 tundi on kõik pealampidega. Aga päeval ikkagi päike läheb suht kuumaks, et ilmselt selle pärast. Aga selge, suur tänu siis ja ootame sind tagasi põnevate muljetega. Aitäh!